Eesti Raudtee kuulutas tänavu aprilli lõpus välja Turba-Risti raudteelõigu ehitushanke. Kas see tähendab sisuliselt seda, et kõik vajalikud ettevalmistavad tööd saavad tehtud ning üsna varsti võib minna järgmise etapi ehituseks? Jah, me kuulutasime välja ehitushanke, mis hõlmab siis raudteede ehitust Turbast kuni Ristini. Et sügise poole on ees ootamas veel kaks suuremat hanget, mis puudutavad siis kontaktvõrgu ehitust ja veojaama rajamist siis Ristile. Järgmine etapp on 13,5 kilomeetrit. Milliseid töid selle etapi raames siis ära tehakse? Kõige suurem ja mahulisem töö on tõenäoliselt see Ellamaa raudtee viadukt. Jah, tõepoolest, et kogu see lõik hõlmab siis lisaks raudteedele ka Ellamaa viadukti ehitust, mis läheb siis üle riigimaantee. Samuti on selle hanke raames kaks platvormi, raudteetööd ja üsna oluline osa on tegelikult ka mullatöödel, et antud lõik läbib siis Turba raba, mis projekti kohaselt tuleb meil kõik välja kaevata ja seal rajada siis nii-öelda üsna suur ja mahukas muldkeha. Kui me räägime korra Ellamaa raudtee viaduktist, siis see peab olema nõuete kohaselt 7 meetrit kõrge. Et miks nii kõrge nõue? See on Transpordiameti nõue, meile teadaolevalt läbib seda riigimaanteed siis nii-öelda, või mitte läbi, vaid selle riigimaantee nii-öelda on arvestatud siis ebagabariitsete veoste nii-öelda läbilaskmiseks see nii-öelda gabariit seal meil. Meil on Eestis ja maailmas käimas hetkel üsna mitu kriisi korraga. Et kas nendest kriisidest võib tuleneda oht Haapsalu raudtee ehitusele a la näiteks ehitushindade kallinemine? No, tänane hange näitas, et ehitushindade kallinemise osas seda kriisi mõju meil sellisel kujul ei ole, nagu me võib-olla siin kartsime ja ootasime. Aga nagu ma ütlesin, tulemas on veel kontaktvõrgu hange ja veojaama hange, et nende nii-öelda tulemusi ma ei oska veel täna ennustada. Aga jah, küll on meil mitmed töövõtjad juba olemasolevates lepingutes nii-öelda andnud teada meil nii-öelda force majeure'i mõjudest ja muudest oludest, et kindlasti see meil ehitustööde käigus võib omada mingit mõju. Kui raudteelõik Ristini saab valmis, siis mis saab sealt edasi, et kas kuulutatakse kohe välja järgmised hanked siis Rohuküla suunal või tuleb ka seal lõigu haaval edasiminek? No hetkel me tegeleme projekteerimisega, millele on meil antud rahastus ja riigi poolt suunis. Ehituse koha pealt kahjuks ei oska vastata, kuna antud tegemist on siis nii-öelda riigi tellimusega ja sealt edasi ei ole meil hetkel veel teadmist, et rahastuse osas ja kõige muude seonduva osas. Viimaks, kui nüüd prognoosida, millal võiks valmis saada lõik Ristini? Lõik Ristini on meil plaanis valmis saada 2024. aasta lõpuks. Ja sealt edasi sõltub, kuidas valitsus otsustab. Absoluutselt, et loomulikult Eesti Raudtee on valmis kõikide töödega edasi minema koheselt, kui meil antud suunis ja võimalik rahastus ja me oleme olemas.